Tere ka minu poolt kõigile. Mina olen siis Eero, tulen Account Studiost ja räägin teile ühest reaalaja majandusalasest arendusest, mida me siin hiljuti koostöös Statistikaametiga ja siis EAS-i toel tegime ja ellu viisime. Kui niimoodi suure pilguga vaadata, mis me siis tegime, mida me tahtsime saavutada, kust alustasime, et eesmärk oli konkreetse Statistikaameti aruannete edastamine masin-masin liidese kaudu reaalaja majandusele omaselt, kasutades selleks siis XBRL või täpsemalt XBRL GL formaati ja XD-d andmevahetuskanalina. Ja soovisime ühest küljest muidugi selle lahenduse luua ja käiku lasta, teisest küljest siis oli suurem eesmärk veenduda, et kas ja kuidas see on tehtav ja pärast kasutatav. Tegelikult oli projektil veel ka teine pool, oli kasutajate käest mõningate dokumentide nõusolekute kogumine, aga kuna see pool ei ole nüüd reaalaja majandusele väga omane, siis ma sellest siin täna ei räägi. Lähtekohana oli meil siis olemas suur hulk majandustehingute andmeid, olemas kogemus XBRL tehnikaga, kuna me oleme aastaaruandeid sellega juba mõnda aega esitanud ja muid projekte teinud. Teha oli siis vaja see just nimelt Statistikaameti taksonoomiatega seadistamine ja liidestamine ja muidugi siis ka sidekanali käivitamine läbi XD. Kui nüüd sellist projekti või kogu seda asja suurema pilguga vaadata, siis minu arusaamist mööda joonistusid välja 4 sellist olulist osalist, et on kasutajad, kes neid andmeid tekitavad ja loovad ja koguvad ja aruandeid riigile esitavad. On siis tarkvara, kes ühest küljest võimaldab neid andmeid koguda ja teisest küljest need aruanded riigile toimetab. Riigi tehniline valmisolek neid aruandeid vastu võtta, igasugused võimalikud teenused, service'id, access point'id ja muidugi riigi seadusloome kiht, et selline asi üldse võimalik oleks ja seda teha tohiks ja tegema peaks. Ja miks mulle just hammasrataste pilt siin meeldib, on see, et see ongi selline suur süsteem, kus kõik need rattad peavad koos pöörlema. Kui üks jääb seisma, siis jäävad teised seisma ja muutuvad mõttetuks, et neid tuleb kõiki koos käima tõmmata. Nii, arusaadavalt meie roll oli põhiliselt selle tarkvara hammasratta juures, ehk siis nagu ma ütlesin, et Statistikaameti poolt loodud taksonoomiate ja meie andmestruktuuride seoste seadistamine, kirjeldamine ja siis sidekanali käima sättimine, et nad Statistikaametile sobival kujul ja sobivas formaadis kohale jõuaksid. See kasutajate hammasratas jäi ka natukese meie keerutada, kus me pidime kasutajatele kommunikeerima seda uut võimalust, kõigepealt siis neid kaasa kutsuma, et seda nende andmetega katsetada ja hiljem ka kasutada. See ei olnud iseenesest kuigi keeruline, väikene uus lisamugavus võetakse hästi vastu. Küll aga see väga huvitavalt tuli välja selline meie esialgne möödalaskmine kommunikatsiooni osas, et kui statistika aruanded on väikeettevõtete jaoks valimipõhised, iga aasta kõiki aruandeid ei esita, et siis me pidime mõnes mõttes üllatavalt selgitama, et miks ma eile seda aruannet ei pidanud esitama, täna pean, et kas see nüüd, kuna teie tegite selle uue asja siia, et kas see nüüd sellepärast niimoodi ongi. Et see selline kommunikatsioon tuleb võib-olla natukene laiemaks teha selliste asjade juures. Riigi tehnilise poole hammasratas arusaadavalt jäi Statistikaameti teha ja koormus nende õlgadele. Meie panus sinna oli testimise poolne, kuna meil on suur hulk neid andmeid ja aruandeid, siis me saime tekitada reaalsele elule väga sarnaseid testimise andmestikke ja testimise olukordi ja saime siis mõningaid siukseid teravaid nurki leida ja maha lihvida. Seadusandliku hammasratta juures arusaadavalt meil seal väga palju midagi teha ei olnud, et sellise tarkvaraarendajate keeles võime naljaga pooleks öelda, et testisime riigi seadusandlust, et kas
kas toimib ja kas saab selliseid asju teha. Ja jõudsime järeldusele, et jah, sellise struktuuriga, nagu me tegime, saab küll. Ja kui nüüd kasutaja pilgu läbi seda asja vaadata, siis sellest asutus eriti midagi rääkida polegi. Et kui vanasti oli selliste asjade esitamiseks tuli kusagile sisse logida, mingeid vorme täita, midagi kinnitada, siis vigu teha, neid leida, parandada, uuesti kinnitada, siis selle kõige asemel on nüüd uues lahenduses lihtsalt üks tagasihoidlik nupp, mida on vaja vajutada. Ja kui nüüd mulle tehti ettepanek siin tänase üritusel sellest rääkida, siis esialgu ma olingi nagu päris mures, et mis ma sellest tagasihoidlikust nupust siis nüüd 7 minutit räägin. Et ei olegi teist nagu õieti niimoodi, aga eks see tõenäoliselt ongi indikatsioon sellest, et kuhu see reaalaja majanduse need lahendused ongi sihitud, et kogu see keerukus ja töömahukus ja rutiinsed tegevused, mis on vigadele avatud, et need nii-öelda saabki kenasti kasutaja käest ära võtta, tema eest ära peita, masinatele teha anda ja see lihtsus ongi see väärtus ja see üks väike nupp seda nagu väga ilusasti ka illustreerib, et selline eesmärk on saavutatud ja saavutatav. Ja see oleks antud projekti kohta minu poolt kõik. Tänan teid kuulamast. On siin minu kontaktandmed, kui on täiendavaid küsimusi, siis hea meelega vastan kõigile. Aitäh! Ja aitäh sulle. Kogen siin jälle väikseid tehnilisi probleeme. Seega küsin jälle oma lemmik küsimuse ikkagi väljakutsete kohta. Ega ma ei oskagi siit väga välja tuua, et siin oleks olnud mingisugune üks tohutu barjäär, millest oleks väga raske üle ronida olnud ja ta oli üsna selline ühtlane sujuv tegemine. Võtsite ette ja tegite ära. Võtsime ette ja tegime ära, võib öelda küll nii. Jah. Ja samas lahendasite probleemi, mis on muidu võtnud hästi palju aega ja olnud selline, ma ei saa öelda tüütu kohustus, aga ettevõtjale kindlasti selline aeganõudev protsess. Ettevõtja ei ole nii diplomaatiline, ütleb, et on tüütu kohustus. Jah. Aga aitäh sulle, Eero. Ja kõike head teile. Aitäh. Aitäh.